Tere hommikust, käes on uus päev. Me oleme siin asjad pakkinud, et minna maale. Tulime korraks Kristiinasse ja siin ma leidsin küll selle kampsiku, nii et siin ta on olemas ja saan ära osta. Roosa, mul on seesama, on praegu beesina selles, väga ilus on. Ja nüüd ma saan selle roosaga endale, mida ma läksingi otsima sinna. Nüüd vaatame paari asja veel, ma leidsin siin ühe mingi niukse pluusi. Mul on mingi pluusid ikaldus ja mingi sellise triibunise. Paar pluusi veel, nüüd ma korraks vaatan siin veel ja siis me lähmegi edasi maale. Tere hommikust või õigemini tere päevast, kell on 12:30 ja mina ja mu pisike sõbranna tagaistmel sõidame tööle. Pole ammu filminud, jälle jäi poolikuks, seekord äkki loodan lõpuni teha. Aga jaa, praegu me lähme kontorisse, seal on mingi sünnade tähistamine, siis mul on siin aga asja, sellepärast et Hugo dokument sai valmis. Tegime kodus mitu pilti, dokumendi pilti, ükski läbi ei läinud. Kogu aeg saadeti tagasi, et midagi on valesti. Nii et me käisime ikkagi lõpuks seal koha peal selles kabiinis pilti tegemas, siis saime tehtud. Ja nüüd mingi, ma ei tea, 3 või 4 tööpäevaga tegelikult sai see juba valmis, nii et väga kiiresti tehakse. ID-kaardid vähemalt valmis. Nii et ma lähen võtan selle sealt ära ja siis, päike paistab tähegi silma. Ja siis, lähme käime töö juures, tähistame ja siis tuleme koju tagasi. Ma loodan, et ma saan natukene ka tööd seal teha. Ja Hugo on aias praegu. Ta endiselt vist veits harjub selle uue aiaga, et täna läks sellise, ütleme, mitte nii hea tujuga. Ütles, et tal on kehva olla ja nii edasi, nii et ma ei tea, ma loodan, et tal on ikkagi tore päev, aga ta on nagu nii kogu aeg ainult poolikud päevad, nii et kuskil tunni aja pärast juba Siim lähebki talle järgi, nii et lühikesed päevad on tal. Aga nüüd ma sõidan, panen telefoni ära ja vaatame, mis sellest videost välja tuleb. Leidsime koha, kuhu sai telefoni panna. Tegelikult ma arvan, et ta lendab kohe siit ära, aga ma tahtsin seda öelda, et ma olen vaadanud Sanna on tudine, hakkab karjuma. Ma olen nüüd vaadanud 2 osa, politsei on pannud üles mingi saate patrullis, kus siis filmitab ühe politseiniku patrullimise siis, mis on aega või? No, kui ta on patrullis siis ühe selle päeva, siis seda filmitakse. Need on mega huvitavad saated minu jaoks. Ma ise kunagi tahtsin ka või siin mõlgutasin mõtet minna abipolitseinikuks. Täna see ei ole enam teema hetkel laste pärast. Aga jah, väga huvitav on vaadata neid väljakutseid ja kuidas nad neid lahendavad ja väga nagu toredad ja inimesed on olnud siis seal ja hästi nagu sõbralikult lahendavad kõiki neid asju. Ja üks asi, mis siis esimesest episoodist tegelikult oli see, et telefoni ei tohi näppida autos, mida me kõik teame, aga ma muidu ei näpi. Panen veisi endale siia ekraani ja mul ei ole vaja telefoni. Aga nüüd praegu filmides ma ikkagi siin enda kodu selle külakese vahel hoidsin käes. Ma nüüd proovin seda ka siis mitte teha, et seal võeti hästi palju autojuhte maha sellega just, et räägiti telefoniga nagu kõrva ääres. Ma ei tea. Aga okei. Tagasi koju. Sõitsin veel autoga ringi, sest et beebi jäi magama. Nüüd vaatame, mis Hugo teeb, kuidas ta laias läks siis. Siin on veits pime, aga ma olen lastega magamistoas. Sanna streigib söömisega, tissiga, nii et ma hetkel pumpan, olen arvutis, teen mingi tööasju. Ma võin enda sõpraga koos mingi asjuga. Kui ta vastu võtab. Hugo mängib siin mingit telefonimängu, ärkas just lõuna eest ja siis Sanna siis ootab enda
toidu korda. Ma praegu vaatan, et mul mingi 80 milli pumbatud, et ma varsti annan selle talle ära ja siis äkki teen magama. Ja siis vaatame, mis meie edasi teeme. Kas me hakkame suppi tegema või? Tere hommikust! Proovisin esimest korda seda Unicorn stiilis teha lokke. Ja mõtlesin, et võtame siin lahti. Mul tavaliselt ei ole õnnestunud nende lokkide tegemine. Aga proovime. Vaatame, kas siit tuli midagi välja. Tundub kahtlane muidugi. Aga vaatame. Siis ma näen, et teised teevad ja neil tuleb nii hästi see välja. Nii et tegin hommikumantli pööga siis. Mõnus oli magada küll sellega. Selles mõttes oli mugav. Vaatame, kas siin mingid lokki sisse või ei. Mõned tõmbavad siit ülevalt välja, aga ei, mul ei õnnestu. Liiga sasine oli see pats vist. No, midagi jäi. Aga kui ma selle nüüd lahti kammin, siis see kõik on lihtsalt suur seapesa. Ma lakitan üle, vaatan, mis teha annab, et teda normaalsemaks teha. Täpselt nii, nagu ma arvasin. Proovisin läbi kammida, aga no siis läksid kõik välja. Enam pole midagi alles. Ei toiminud. Midagi pean siis võib-olla teismoodi tegema, ma ei tea mida. Et võib-olla ei tohi siis kammida neid ikkagi välja. Hugo jäi haigeks, tal on nohu ja ta on täna kodus. Beebi ei söö rinda. Käisin neile imetamisnõustamises üleeile. Ja seal soovitati, et pumpa siis lihtsalt välja ja anna nii palju ikkagi oma piima kui saab. Ja RPA-d lisaks siis vastavalt vajadusele, mida ma annan. Mega väljakutse on olnud selle beebi söötmine. Tõesti, ma ei tea, kas see on streik või ta lihtsalt ei sööt, tal oli soor vahepeal ja peale seda ta nagu täiesti keeldub rinnast jälle täielikult. Või une nagu ajal ja une segaselt ehk siis öösiti masendada toita, muidu ei saa. Ja praegu ma ka mitu korda proovisin nüüd hommikul, aga ei õnnestunud, nii et lõpuks ma ikkagi pumpasin välja ja andsin talle pudelist. Ja nüüd on rõõmus laps. Nii, Hugo, su tee. Kas ma panen kõrre ka või? Palun. Hugo eile joonistas pildi, minu suvi. Siin ta sõidab ATV-ga ja siin on ujumine. Siin on päike. Ja siin pole seal liiguga tulnud talle. Niimoodi. Basseini. Ja siin on siis see pisike beebi, kes keeldub söömast. Tere, pisike beebi. Pisike beebi saab 4-kuuseks kohe. Ja kaalus eile või üleeile 7,1 kilo. Ja on rõõmus. Ma kohe annan talle siis piima veel lisaks. Ühesõnaga, täna siis varsti tulevad siia vanavanemad, Siimu ema ja isa. Nad hakkavad lapsi hoidma. Ja mina käin täna toidumessil. Ma sain kutse. Ja ma olen tahtnud tegelikult sinna minna, aga see on kinnine üritus. Ja siis see aasta mul on võimalus sinna minna vaatama, mis seal tehakse, mis seal pakutakse. Nii et ma olen suht põnevil selle üle. Aga ja, mega stressi on tekitanud viimastel kuudel see beebi toitmine. Ja eile siis rääkisin seal nõustamises ka siis. Ta ütlesid, et tubli oled, et nii palju oled, kaua oled vastu pidanud ja pea veel vastu. Ma ikka üritan talle seda rinda pakkuda, aga ta ütles ka, et ole rahulik, et kui ei õnnestu, siis lihtsalt pumpa välja ja anna pudelist. Ei ole midagi. Nii et nii ma siis teen ja vaatame kaua siis vastu peame, et proovin ikka talle seda rinda pakkuda, aga ei lähe õnneks kuidagi üldse ei taha võtta. Hugoga ei olnud üldse neid muresid. Hugo sõi ilusti, alguses ei võtnud küll juurde, aga kui hakkas juurde võtma, siis ei olnud üldse mingi probleemi. Siis selle beebiga on igast probleeme söömisega. Aga nagu näha on, siis ta ise on tegelikult kosunud väga tublisti. On niisugune mõnus, pontsakas, kena. Ei ole kribu, nii et on näha, et ta on kribu ja see tähendab hästi peenike. Et ta on ikkagi hästi söönud laps. Aga nüüd, ma lähen sätin ennast valmis, panen riidesse, siis mul on vaja veits tööd teha arvutis ja siis ma arvan, et nad jõuavad ka siia juba.
täna on väga ilus ilm. Aga väga jahe. Igal juhul kell on 11:30 ja ma võtan TP-test enda paki ära. Tegelikult mul pidi kullar tulema. Hommikul tuli sõnum, et kullar toob mulle pakki täna. Ja siis nüüd tuli sõnum, et see on pakki automaati pandud. Ma ei tea, ma ootsin kullarit, aga näed ei tulnudki. Võtan selle paki ära ja siis lähen võtan õnne peale ja siis me lähmegi juba Saku Suurhalli. Unibet Arenale. Vist on nii, jah. Jõudsime siia Unibet Arena, et siin on nii palju autosid, et ma olen väga põnevil, mis siin pakutakse ja mis siin räägitakse, nii et kohe lähme sisse. Näe, juba keegi tuleb suure kotiga välja. Nii on, mis tunded on? Väga toredad tunded. Süüa saab. Ostsime juba mingid vorstikesi ja siis tõmbasime mingit loosiratast ja nüüd siin on krissukene. Ja me oleme suht alguses tegelikult, me ei ole üldse käinud. Nii et nüüd jah, käime siin ringi veel, ma vaatan, siin on minu suur lemmik. No mitte Saku, aga mis nad pakuvad seal. Käisime ära, just tulime välja, rahvast oli päris kenasti isegi. Täna on esimene päev, homme on ka. Esimest korda käisin, nagu ma ütlesin, pole kunagi varem käinud, aga mul tekkis kohe paar mõtet. Esiteks, väga paljud ei jaganud enda nagu tooteid ja paljudes kohtades sai nagu ise osta enda raha eest. Mis on nagu okei, kui sa paned mega soodsa hinna, et ma saangi ise osta, ma ostsin ka. Aga teistpidi, et sa tuled siia, näitad enda nagu sööke ja ma ei tea, jooke ja muid tooteid ja miks sa ei anna inimesele kaasa asju? Väga paljud olid nii ka, et nad olid pannud mingi vitriini alla või taha enda asjad ja siis mis ma vaatan läbi vitriini, et ahah, sa müüb mingit vorsti või? Ei osta ju niimoodi, mul on vaja ikkagi nagu maitsta ja proovida, et kui sa ei taha degusteerimiseks anda annes pakke kaasa, et see on ju nii soodne, et ühesõnaga, see tekitas mul küsimusi. Ja mingist Kaluri oli vist selle koha nimi, seal ma küsisin ka, et kas saab osta. Nad müüsid, või neil oli siis suur jääkapp seal ja siis olid krevetid olid reas, et äkki saab mingi hea mingi messi hinnaga saab krevette osta, siis küsisin, kas on võimalik osta ka, et mis hinnaga. Ja siis põhimõtteliselt see proua, kes seal oli, hakkas nagu üleolevalt minuga rääkima, et kuhu sa seda osta tahad. Ma ütlesin, ei, eraisikuna tahan lihtsalt endale osta. Et see ei ole siin mingi selline koht, kus saab osta, et see on ikkagi mingi mess, Horeka mess ja bla 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 ja siis ma okei, aga teised kõik müüvad ju ümberringi nagu igal pool, igal küljel, kus nad olid, müüdi kaasa. Ühesõnaga, Kaluri oli väga ebameeldiv. Aga teised olid toredad, ikkagi midagi me saime. Nii et ma ei tea, oli tore käia ja näha.